Harjumaal Jõelähtme ja Kuusalu valla metsades elutseb täna vaid üks karu. Kohalikele jahimeestele on ta vana tuttav ja temasse suhtutakse heatahtlikult. Loodus on märke täis ja neid tuleb osata ainult vaadata. Siit puu pealt on näha, et karu on märgistanud oma territooriumi ja tegelikult ei ole tegemist üldse suure loomaga. Kui ta oleks nii suur, nagu meedias räägiti, siis need küünejäljed oleksid umbes selle koha peal. Aga see karu on siin teil vana tuttav ja Tallinnas käiski seesamane karu ilmselt, jah? Ma arvan, et on kõige ligem karu meie teada olevalt on see Valkla mõisa juurest talitusunest üles ärganud karu. Ta käis oma piirkonda tähistamas ja siit läks linna vaatama, mis linnas on. Ja tavaliselt need ränded kevadel ikka toimuvad siin ranna ääres. Ja see siin konkreetselt on 4. aastat märgib seda puud. Need on 4 aastal märgitud karujäljed sellel puul. Me teame teda, et ta on 3-4 aastane selles piires. Kui ta oleks väga suur, siis oleks tõesti see käpajälg oleks üleval. Aga ta on niisugune, ütleme 100 kilo tuuris, et tema käpajälg on siin madala. Tavaliselt igal kevadel nad rändavad pikki mereranda tavaliselt ja see karu tegi ka sellise ranna promenaadi Tallinnasse ja tagasi. No, mis teda ajab? Sugutung või nälg? See on see jõud, mis looduses kõik liikuma paneb? Noh, ilmselt on sugutung ja teine on nälg. Jõelähtme ja Kuusalu valdade jahimehed on üsna kindlad, et pealinnas toimetas just nende mõmmik. Sel karul olevat nimelt igal kevadel Piritale asja. Huvitaval kombel on ka eelmised sealmail elanud karud aastakümnete vältel kevaditi samasuguse matka ette võtnud. Siin aastaid tagasi, kui oli metsavaid veel ametis, siis üks metsavaht oli ühel pool vaarikapuisast korjas vaarikad ja karu oli teisel pool korjasid ja läksid sõbralikult lahku, nii et mitte midagi juhtunud. Sõduritega sama lugu? Jah, sõdurid on ka siin piirivalve. Kui oli Vene ajal, siis piirivalvur käis ka rannajoont pidi ja karud liikus ka rannal ligidal, siis sõdur ühel pool puisast ja karu teisel pool, ei probleemi. Keegi kellegile liiga ei teinud. Talveunest ärgates oli mõmmik väga pahur ja näljane ning hakkas kohe toitu otsima. Kõigepealt võttis põdrad, et ta ajas neid natuke aega taga, aga põdrad olid väledamad, said eest ära, siis ta võttis seakarja ette ja sigadele tekitas märkimisväärselt kahju, nii et ilmselt sai ühe kätte ühe vigaseks. Kui ta nüüd nii nälgas on ja ärkab ja tuleb linna, kas on inimesele ohtlik? Ei, inimesele ei ole ohtlik. Kui inimene talle viga ei tee, siis inimesele karu ohtlik ei ole. Nad võivad päris ligidal olla teineteisele, karu ei tule kallale. Karu ajab ju tegelikult põdra ja kitse metsast minema, kas jahimehed ta peale kurjad ei ole või? Ei, kui ta on üksik isend siin suure territooriumi peale, siis täitsa talutav. Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi ja minu väike karupeake on karu tarkust täis. Ilmar Sirkas ise karuga kokku sattunud pole. Teised jahimehed seevastu aga küll. Kohalik jahimees Pärn Andrus nägi küll teda aasta tagasi. Ta oli kevadel koeraga metsas jalutamas ja koer hakkas haukuma, ta läks vaatama, mis toimub, et järsku on emis põrsastega kuskil, et võtab koera pealt ära, läheb ligemale, vaatab karu puu otsas. Et see oli üks ühele niisugune kohtumine ja kohe lausa ehmatav. Aga natuke aega koer haukus seda ja jahimees võttis koera pealt ära ja läksid ka sõbralikult lahku, mitte midagi ei juhtunud. Kui Harjumaal näeb karu imeharva, siis sisemaal on mesikäpaga kohtumine palju tõenäolisem. Maakodu on mul Alutaguse metsade servas ja mitte päris igapäevane, aga suhteliselt tavaline loom metsas käies on karu näha. Tavaliselt ei jõua isegi fotoaparaati haarata, et inimest nähes karu ikkagi üritab alati põgeneda. Koduligidal mõned õunapuud lõhkus ära ja siis koduligidal metsas sarapupõõsad. Eelmine aasta oli hea sarapupähklite aasta. Siis suve teises pooles märkasin, et need olid maadligi litsutud. Et jõudu tal on, et sellised mehe käejämedused, sarapuud, et need on lihtsalt vastu maad. Sa oled ise jahimees, hinge tegi täis, et lööks mättasse teise või ei teinud? Ei, absoluutselt mitte. Ilus oli vaadata. Jõelähtme karu hoiab inimestest reeglina eemale.
Tühi kõht sunnib aga vahel toidupoolist lausa talude lähedalt otsima. Ta võttis karjast, võttis 2 lammast, lõi maha ja vedas natuke eemale, matis maha ja siis nädala pärast tuli tagasi see need 2 lammast ära. Mille pärast karu selle toidu laagerdama jätab? Värske ei ole parem siis või? Noh, eks igal loomal on oma eelistused, et temal on natuke riknet liha, tema eelistus, tema värsket nagu eriti ei taha. No, tundub, et teil on isegi hea meel, et see karu teie metsas elab. Jah, ta on metsasanitar. Karu silmad on kui sulakold, sealt lõskab inimarmastuse tool. Jõelähtme golfiklubi töötaja märkas üleeile hommikul autode parklas juba tuttavaks saanud mõmmikut ringi tatsamas. Küllap said Pirital asjad aetud ja mesikäpp oli tagasi teel oma kodumetsa. Lõpp hea, kõik hea. Sina ainult karu armastan.